Kultuuriga ka jätkame. Sellest, kuidas silt ja sisu üksteist mõjutavad ehk kuidas tänava nimi toetab paiga vaimu, räägib Kadrioru ja Raua asumi näitel keeleteadlane ja kohanime uurija Peeter Päll. Mis rolli mängib tänava nimi? Kuidas ta mõjutab paiga vaimu? Seda uurime Kadrioru ja Raua asumi näitel. Siin tuleb mainida seda, et 20. sajandi alguses nad olid kõik uulitsad. Ehk siis see uulitsa sõna vahetus tänava vastu alles siis, kui tuli Eesti vabadussõda ja siis tekkis selline rahvusliku vaimustuse harjal niisugune ettepanek, et vahetame selle uulitsa ära tänava vastu. Ja siis hakkas väike selline uulitsasõda, nagu seda kirjeldati, et keelemehed nagu Johannes Voldemar Veski ja Johannes Aavik olid ühte meelt selles, et tänav on ikkagi maal olev sõna, maa kohta kujutav sõnast, et tänav tuli tegelikult Karjatänavast. Nüüd on tänavad kollinud linna ja maal on teed, mida siis vanasti nimetati tänavateks või tanumateks või tanamateks, see vorm on muretes varieeruv. Uulitsa on päris vana laensõna, see esineb ka juba kui ma ei eksi, Stali aegsetes tekstides on teda kirjutatud, nii et ta ei ole üldsegi mingi uus sõna. Ja Tallinnas olid üks vahe, isegi 30. aastat alguses olid uulid, tehti selline uudissõna, mis justkui pidi lepitama neid vaenupooli. Ja alles 30. aastateks sai siis see tänava ja uulitsa vaidlus ühele poole, et siis tulid igale poole tänavad. Kadrioru asum on selline tore koht, et siin saab kokku ühelt poolt tänavanimedest Eesti kultuuri algus ja ärkamise aeg ja teiselt poolt siis Eesti omariikluse lugu. Kust need kirjanikud siia said? Kadrioruk, nagu me hästi teame, on selline suvitusrajoon olnud pikalt. Ja need tänavanimed, mis siin tegelikult 20. sajandi alguses olid, natuke ilmestavad seda. Siin oli Salongi tänav, siin oli praegune Kööleri tänav, oli Tatši tänav, seda nimetati eesti keeles kuidagi niimoodi. See oli siis nagu Tatša või? Ja see oli ilmselt mugandus vene Tatsna ja uulitsast ja siis oli ka natuke võõrapäraseid nimesid. Luteri tänav oli siin, Tifti tänav, mis on praegune Koidule tänav. Ja siis, kui Eesti Vabariik tuli, siis Eesti nägi selles kindlasti vajadust neid nimesid eestistada ja seetõttu tegelikult tekkis siia poolelt natuke juhuslikult, aga võib-olla ka hea mõttega niisugune Eesti haritlaste ja poliitikute nimeliste tänavate rajoon. Et see toimus nimelt 1923. aastal, kui Tallinna linnavolikogu võttis vastu siis sellise Tallinna tänavate nimekirja ja sellega koos siis mõeldi välja, mismoodi neid nimesid anda ja siis tekkisid siia Koidula, Veitsenbergi, Wiedemanni, muide, kes ei ole ju eestlane, vaid on Eesti baltisaksa keeleteadlane, Kööleri ja see siis kajastab seda nii-öelda selle ajastu pilti Eesti haritlaskonnast. Ja samal ajal oli ka siis 2 poliitikut, kes sattusid samal ajal siis lahkuma elust. 20. aastal suri Jaan Poska, tema nimi pandi siia siis sellele tänavale, kus ta elas. Ja Jüri Vilmsin nimi pandi siis endisele Riisenkampi tänavale, mis oli siis ka võõrapärase nimega. Need 2 nime nõukogude aega üle ei elanud, seal muudeti ringi Leiner ja Tombi tänavateks, aga ülejäänud säilisid kõik ilusti sellise komplekti, nagu nad tänapäeval on. No võt, siis oli isegi hästi, et me panime need ärkamisaja kirjanikud siia nimeks, et need olid ka nõukogude ajal nagu suupärased või vastuvõetavad. No olid jah, selles mõttes see ajastu valik võis olla muidugi tagantjärele vaadates võib-olla mõtlema panev, aga ikkagi need olid õnnestunud nimed ja need on käibele läinud. Pisut kummastav, et ühelt poolt on ka Tammsaarel ja Vildel Kadrioruga väga tugev seos, aga Tammsaare ja Vilde tänavad on veel seal Uusasumis. Aga Tammsaare sellel ajal elas veel, kui ta ei olnud vist veel kuulsaks kirjanikuski saanud, kui need nimed pandi 23. aastal. Kui me liigume nüüd Kadriorust läände, siis me saame niisugusesse asumisse, mille nimi on Raua asum ja kuhu on koondunud tegelikult suhteliselt mitu metallinimelist tänavat ja mitte kõik metallid ei ole kokku saanud Tallinna selles ühes linnaosas, vaid seal on ka, need on ka mujal, Valgevase ja Malmi on näiteks Kalamajas ja Metallitänav on hoopiski Kristiine linnaosas, nii et aga mingis mõttes on see ka juhus olnud, et ma nimelt kõige vanem tänav nendest on Raua tänav ise, mis on ka kõige pikem ja mul on endal lapsepõlvest selline mälestus, et kui ma elan kogu aeg samas kohas, et seal Raua tänaval oli niisugune Raua töökoda, Raua ja Vase tänava ristmiku vastas ja seal oli pikalt
niisugune koht, kus rauatööd tehti ja mul on selline oletus, et tegelikult see rauatöökoda andiski sellele Raua tänavale nime. See toimus millalgi 20. sajandi alguses, 1901 või 1902. Ja selle järgi tekkisid ka kohe Vase tänav, Tina tänav, need olid 3 esimest tänavat ja hiljem tulid juba teised järele, et nimelt Terase tänav tekkis ümbernimetamise käigus. Ta oli endine Epinatjevi tänav, mis oli kõrtsipidaja järgi nimetatud. Ja siis oli Hõbeda tänav, mis oli väike Epinatjevi tänav, nii et seal need nimed tuli natuke nagu juba teiste sabas. Ja siis tekkis ka Pronksi tänav 30. aastatel, nii et nüüd on selline väike komplekt sinna kokku saanud. Vahepeal siin Kadrioru ja Raua kandis, kui tuli see Saksa okupatsioon, kas tema jõudis ka midagi muuta või? Teisest maailmasest on jutt ja Saksa ajal tegelikult taastati need endised nimed, mis Nõukogude võim ära muutis, Leineri ja Tombi, aga muus osas jäi kõik samaks, kuigi siit läks ka mööda Narva maantee, mis nagu me teame, sai Adolf Hitleri tänavaks mõneks lühikeseks ajaks. Kuni, kui ma ei eksi, Kadrioru teeni vist oli see Hitleri tänava nimi, et edasi läks Narva maantee ikkagi. No tegelikult see nimi on üks väga peen värk, sest võtad ära nime just kui pole kohta. Kohanimi on kui tegelikult väga pragmaatiline asi eeskätt, et ta ikkagi viib meid kohale ja kuna kui see koht on meile ka kallis, siis on ka selle nimi kallis muidugi.